täna on ikka hoopis teine ilm. Eile oli meeletu tuul ja praegu peaks olema maksimaalselt 3 meetrit sekundis, mis on ülihea. Ja ei olegi väga külm. Ma ei tea, kas on 15 kraadi, võib-olla on isegi juba rohkem. Nii et lahe. Siin on kellelgi vanaaegne motikas. Ja siis ma mõtlen, et midagi. Nii. Mõttekramp. Kuhu edasi? Mis poole minna? Ma olen mõnda aega kõmpinud, aga kõige rohkem mulle meeldib ikkagi pikka alleed kõndida või teeserva. Et on nagu selline mingisugune siht on silme ees ja saab tempot teha. Ma praegu ei hakka mingit erilist tempot tegema, sest ma ei ole nii heas konditsioonis, et ma jaksaksin. Aga hea on see, et ma olen see oli see vana motikas. Ma mõtlen, et äkki ma lähen siis hoopis Mustamäe keskusesse. Jaa, ma olin siin vahepeal mõnda aega ära. Teises riigis, teises linnas. Tööasjus käisin Tamperes ja kuna Tamperes on igal aastal augustikuus teatrifestival, siis tööga seoses mul õnnestus seal ka päris mitu lavastust ära näha. Ja ei saaks öelda, et need kuidagi hästi ei oleks mõjunud selles suhtes, et kogu see sinna minek oli muidugi ja kojutulek ka. Kojutulek oli kuidagi lihtsam, aga sinna minek oli üsna pingeline minu jaoks. Nii et ma ikkagi päris mitu päeva pidin taastuma sellest, aga õnneks ma olin nii palju pikalt seal koha peal, et mul õnnestus ikka midagi seal teha ka peale selle taastumise. Ma ei olnud tegelikult viimase hetkeni üldse kindel, et ma sinna kohale jõuan, kuni sõidupäeva hommikul kella 11-ni. Ma ei olnud päris kindel. Aga siis mul kuidagi jõudis kohale, et ma nüüd enam ei saagi tühistada ilma suuremate rahaliste kaotusteta ja siis ma otsustasin, et ma hambad ristis rassin edasi selle pakkimisega ja sain enam-vähem hakkama. Ilmad olid hästi heitlikud muidugi. Heitlikud, haaga. Ja et ma mõtlen, et nagu väga häirib see, et ma pean kõndides rääkima. Ma ei pea, keegi ei sunni, aga ma mingil viisil pean ju hakkama neid reportaaže ja raporteid siin tegema. Ühesõnaga ma käisin seal Tamperes ja tagasi tulles sain aru, et see eemal viibimine on mu ajule väga-väga hästi mõjunud.
Ma juba koha peal, kui ma sinna jõudsin, ma tundsin, et kuidagi teist laadi rahu on kehasse saabunud. Et ma iga asja peale enam ei võpatanud ja ma tundsin, et ma olen kaitstud. Ma sain telefoni välja lülitada ja kõige mõnusam oligi see, et ma tohtisin telefoni välja lülitada, sest kõik teadsid, et ma olen ära, mis tähendas seda, et nad pidid arvestama, et nad peavad ise hakkama saama või siis kellegi teise abi paluma. Ja see tekitas minus nii palju ajusse mulle vaba ruumi juurde, et ma ei ole aastaid ennast tundnud natukenegi kuidagi lõõgastunult või mitte lõõgastunult ei saa öelda päris, aga et mul see pidev valveseisak kuidagi hakkas vaikselt taanduma. Muidugi, mida päev edasi ja mida rohkem lähendas see kojusõidu kuupäev, siis hakkas jälle kerima kuidagi see ärevus ja pinge. Nii et ma arvan, et minu jaoks on kõige tervislikum elada suhteliselt anonüümsena, omada paari turvapunkti, turvainimest selles keskkonnas, kus ma viibin. Ja see on kõik. Ja kui ma tahan suhelda, siis seda on võimalik teha neti teel. Ja kui sellest ei piisa ühel hetkel, kui ma tunnen, et mul on jõudu piisavalt ja ma tahan olla inimeste läheduses, siis ma saaksin väga vabalt ju kas või mõnes poes kellegagi jutu üles võtta või minna kuskile huviringi või ma usun, et ma leiaksin selliseid kohti. Lähen lihtsalt, hakkan tänaval kellegagi rääkima. Ma olen selleks täiesti võimeline. Ma olen täiesti võimeline seda tegema. Siis kui ma olen selleks võimeline. Jaa. Vaatame, mis meil siin on siis. Aga ma ei näe siin vot nii. Nii et ma tegin nüüd sellise plaani. Õigemini see tärkas minus alles täna hommikul see arusaamine, et ma peaksin mingi plaani tegema. Ja mulle tundub, et hea plaan oleks see. Vastik kooliriided, ranitsed. No mõnes mõttes on see tore, see on nagu uus algus, aga gruppides sunniviisiliselt viibimine on saatanast. See ei mõju ajule hästi. Jah, karjaloom, aga esitan vastuväiteid ja ma ei hakka praegu seda teaduslikult põhjendama. Ütleme siis nii, et igaühele oma. Doseerimine on kõige alus.
ma arvan, et ma võtan siit selle mandli osta. Ei, ma ei võta seda täna. Ma ei võta seda täna, vaid ma pean ootama, kui ma saan uued abirahad. Mul on mõned kindlad toiduained, mida ma tarbin. Sellist tervislikumat laadi. Mingi huvitav asi. See on mingi väga huvitav asi. Võib-olla mõnele maitseks isegi. Ma pean mõtlema. Mida ma siit tegelikult olen? Ma ei taha praegu mingit suurt hunnikut hakata asja tassima, sest hetkel on toidurahad jagatud nii, et süüa ostab keegi teine suuremaid sööke. Ja minu raha jääb selleks ajaks, kui ma jään üksi Tallinnasse. Praegu meid on veel mitu siin, nii et ma olen juba ostnud päris mitmel päeval toitu, nii et minu toiduraha selleks perioodiks on juba kulutatud. Aga vaadake seda, kui välja arvata see, et see on räige suhkrulaks, see on ülihea toode. Siin võiks muidugi mitte olla seda rapsiõli sees, aga no mis sa teed ära. See maksis kunagi 4,50 ja nüüd ta maksab täishinnaga 12,59. See on naeruväärne, see ei ole võimalik. Enne Covidit maksis see, ma olen ostnud seda 4,50. Ma läksin Tartusse külla ja siis oli kiiresti vaja mingisugust, külakosti kaasa võtta ja siis ei olnud mul kehakaaluga mingit probleemi üleüldse. Ma küll sõin suhteliselt tervislikult, ma olen eluaeg olnud üsna teadlik sellest, mida ma söön ja nii ei saa ka öelda. Ma arvan, et ma muutusin teadlikuks siis, kui ma sain umbes 28. Ja mul elus juhtusid igasugused raputavad sündmused suhete teemadel ja siis ma olin sunnitud mingit aega tarbima antidepressanti ja see kuidagi viis fookuse tervisele, sest mul läks enesetunne nii lappama, et ma pidin kõikvõimalike vahenditega seda hakkama boostima ja siis ma hakkasin lugema, kuigi siis tol ajal ei olnud veel eriti mingisugust head infot selle kohta, mismoodi peaks tegelikult toituma. Ma ikkagi langesin väga palju oma ATH lõksu, tabasid meeletud söömaperioodid, siis ma nälgisin, sest ma lihtsalt ei tundnud, et ma peaksin midagi sööma. Mussutalu tomat. Aeg on võtta neid tomateid nüüd. Peamarketis on nüüd käidud, Rimis ka. Vaatame nüüd värsket leiba. Tahaks suhkruvaba leiba. Siis ma tegelikult tahaksin mingit head kohvi, aga
siiski arvan, et ma loobun hetkel. Ma ikkagi ei võtnud kohvi, sest ma seal Tamperes päris palju jõin masinakohvi ja see ei ole tegelikult üldse hea, kui on kõrge kolesterool. Seega ma jätkan kodus oma lahustuva kohvi joomist. Õnneks mul on veel midagi alles, nii et ma ei pea seda eraldi ostma minema. Ma olen viimasel ajal tarbinud Prismast ühte ökotoodet, lahustuvat kohvi. Aga võiks ju osta endale selle filtri kannu või masina. Aga ma ei ole veel suutnud otsustada, et esiteks praegu, kus ma praktiliselt mitte midagi ei teeni, oleks natuke veider hakata omale kohvimasinat ostma ja meie pere eelarvesse see ka ei mahu. Nii et sellega võiks natuke aega oodata. Näiteks kas või nii kaua, kuni ma olen enda esimesed sokipaarid saanud maha müüa. Aga tuleb tunnistada jah, et kohv mõjub tegelikult mu ajule väga hästi. Kehale suures koguses mitte hästi, aga lihtsalt on nii, et kui ma hommikul enam-vähem normaalsel ajal üles saan ja oma hommikusöögi jõuan enne kella 12 ära süüa ja siis pärast hommikueinet hea oleks jätta mingi pool tundi vahele ja siis juua see maksimaalselt 300 milli kohvi, mitte liiga kanget. Nii et tänu ma ei saa enam filmida. Ma ei taha inimesi filmida. Nemad ei ole milleski süüdi, nad ei pea minu vlogides viibima. Nad ei ole palunud seda. Aga eks siit-sealt tänavatelt ikka keegi peale jääb. Ja rääkides nüüd kohvist ja stimulantidest, siis kindlasti on kohv see, mis mõjub oluliselt paremini. Ja seda ei ole vaja palju. Ta lihtsalt toetab seda paari tundi, mis ma olen töövõimeline päris tuntavalt. Aga kahjuks rohkem ma ei saa ennast sundida, sest siis tekib ülekoormus, mis on täiesti jabur, sest väga tihti ma väga tahaksin edasi teha asju ja mõnikord ma teen ka ja kui ma ühel päeval peaksin need projektid ellu viima, siis need iseenesest juba, nende elluviimine nõuab seda, et ma oleksin kauem kui 4 tundi kuskil postil nii-öelda ja aktiivselt tegeleksin inimestega, suhtlemisega, mõtlemisega või ütleme korraldustöödega. Igasugune organisatoorne tegevus ja juhtimine on täiesti tehtav, aga mitte veel tehtav väheses mahus, assistendi toel. Ja sest et peamiselt ma kerin nüüd natuke seda juttu tagasi. Selle juhtimisega on niimoodi,
te saate siia juhtida oma koerasita, et mida väga tihti ei tehta, kusjuures ma ei tea, inimestel on seljad vist väga haiged, et nad ei jaksa seda sitta korjata, aga nii, kerin siis sinna tagasi, et selle juhtimise jutu juurde, et pean siit veel tükk maad vantsima. Ja juhtimise asjaga on niimoodi, et oleneb asjast. Näiteks igasugused inimmasside liigutamised, logistika üleüldse, asjade paigutamine, mingisuguste mahtude asetamine ruumi. See on mulle, võiks öelda, et see on mu erianne. Aga seda on keeruline rakendada, leida selliseid valdkondi, sest niisama ma mingisuguseid, ma ei tea, kaubaautosid näiteks küll ei viitsiks mingi parkimisplatsi veel edasi-tagasi liigutada. Aga kõik, mis puudutab sellist loovtööd, kus tekib mingi lisaväärtus või siis, mis ma olen täheldanud sadamates on, kommunikatsioon on ka üks selline asi, mis tihti jääb puudulikuks. Ja hiljuti just olin Helsingi sadamas Viking Line'i terminalis, kus oli vaja suunata inimesi Rootsi sõitvale laevale, aga välismaalased eriti, skandinaavlased just eriti, inglased ka tegelikult, on harjunud viisakalt sabas ootama, jonotama ja nad ei lähe ette küsima, et oota, et kas kõik ikka on õige. Ja juhtus nii, et need, kes hakkasid Eesti laeva peale suunduma, need küll ei saanud sealt check-inist veel läbi oma pardakaartidega, aga nad jäid kõik sinna üles ootama check-ini väravate taha. Ja seal oli päris suur inimmass, et mitte öelda tropp. Ja läks ikka väga-väga palju aega ja väga mitu korda oli kuulda seda, et Rootsi suunduva laeva check-in lõpeb kohe-kohe paari minuti pärast. Ja kõik seisid üsna tardunult. Tagapool otsas oli kuulda mingisugust saginat rohkem, aga siis alles, kui tõesti oli enam-vähem mingi, et kohe nüüd suletakse check-in, siis hakkas järsku mingi liikumine ja siis hakkas üks naine rääkima seal kõva häälega, mingisugune logistics service check-ini kontrolli inimene, et nüüd hakkas hüüdma, et tehke siia nüüd üks vaba rada, et need, kes tahavad Stockholmi sõita, et nad saaksid siit läbi kiiresti. Ja siis hakkas neid Stockholmi tüüpe järsku sealt tagant ilmuma. Nii et ma ei tea, mis neil viga oli, et nad ei saanud varem öelda, et see siin on Stockholmi rada, Stockholmi minejate rada, pannud sinna mingi silt välja, ma ei tea, sellised elementaarsed asjad nagu, mis on nii lihtsalt teha, et oleks inimestel selgus majas, kuhu nad peavad minema, mida nad peavad tegema. Ja mind täitsa hämmastas see, et ma vahepeal mõtlesin, ma peaks minema ise ütlema midagi neile, et kuulge, et... Ja siis oli lõpuks niimoodi, et sealt alt poolt saba läks sinna alla välja, teisele alumisele korrusele. Sealt siis inimesed tormasid ummisjalu ülesse, rüselesid läbi nende Eesti sõitjate.